Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna me räägime taas loomise väest ja see on täna 3. osa. Ja ma ei jõua seda ära rõhutada, kui nii võib öelda. Kogu see meie elu muutumine on üks suur transformatsioon. Ja see, kust me alustasime võib-olla lapsena, kes me olime ja see, kuhu me oleme jõudnud täna, siis kui te mõtlete selle peale igaüks enda elus, siis te mõistate, kui suure transformatsiooni me oleme tegelikult läbi teinud. Ja see on väga vahva. Ja selleks, et me saaksime niimoodi kiirema väega transformeerida, sest meil on see transformeerimisprotsessi inimkonnana käimas praegu väga suure hooga sinna suunas, millest me ei suuda unistadagi praegu, siis selleks, et transformeerida, me peame lõpetama selle asja jahtimise või mis nagu karjub või mis on nii-öelda jah, välised sellised asjad, mis on nagu hirmsasti nagu karjuvad, et vaata mind, vaata mind. Me peame alustama nende asjade märkamist, mis on vaiksed, mis on nähtamatud, sest selleks, et seda nähtamatut muuta, või õigemini seda nähtavat muuta, vabandust, ma läks mõte sassi. Selleks, et nähtavat muuta, me peame muutma nähtamatut ja siis see nähtav järgneb sellele, sest alati on energia enne. Energia ja siis sellele tuleb järgi reaalsus ja sellele tuleb järgi füüsiline mateeria. Alati niipidi ja tervenduses on täpselt samamoodi. Enne energeetikas korda teha, siis tuleb alles füüsiline keha järgi. Ja sellepärast on see sisemine töö iseendaga ülimalt oluline, see on vundament kogu selle nii-öelda transformeerimisprotsessi õnnestumiseks. Ja see on ka põhjus, miks ma olen teinud ju selle 15 aastat tagasi sisemise tarkuse kooli, mis on praegu internetikursustena olemas. See on kõik selleks, et aidata inimestel seda transformatsiooniprotsessi teha ja mõista seda maailma sellisena, nagu ta on. Ja see, mida me veel ei näe, mis on veel silmale nähtamatu, on aeg. Aeg on mingi selline mõiste, mis on meie dimensioonis, just nagu meie dimensiooni jaoks loodud minu meelest. Ja me ei näe seda, aga ometi ta liigub läbi meie pidevalt. Ja see on üks huvitav fenomen minu meelest. Täpselt samamoodi nagu me ei näe energiat, aga me tunneme seda energiat, näiteks ka siis, kui mõned inimesed muidugi näevad energiat, mina näen energiat, aga enamik inimesi ei näe. Et see energiat, mida me ei näe, kuid me tunneme ja tajume seda, näiteks kui me läheme ruumi, kus on asjad tülitsetud, siis see on ju paks sellisest pingest. Ja tahame või ei taha või teame seda või ei tea, vahet ei ole, me alati jätame mingi jälje oma energiast sinna, kus me oleme käinud. Ükskõik, kas me oleme seda tahtnud või mitte. Ja sellepärast on hästi oluline neid asju teada. Ja üks küsimus, mida endalt küsida, on see, et millised nähtamatud mustrid minu elu juhivad. Just nimelt juhivad sinu sees olevad nähtamatud mustrid. Ma ei mõtle väliseid, ma mõtlen sinu sees olevaid. Kas see on hirm? Kas see on vastumeelsus? On see uskumus, et ma ei ole piisav? Ja esimene mõte, mis sulle pähe tuleb, on tõenäoliselt kõige suurem ja võtab sinult sinu väge pidevalt. Ja sest see küsimus on tegelikult hästi oluline, sest lõppude lõpuks sa ei saa muuta seda, mida sa keeldud nägemast.
sellepärast need asjad minul teraapias ka, me toome need asjad nähtavaks kõigepealt ja siis on seda hästi-hästi lihtne muuta. nii et jah, sellised mõtted täna ja sisemine töö iseendaga, oma nii-öelda varjupoole nägemine on kõik see, mis aitab sul transformeerida ennast seestpoolt väljapoole. Kohtumiseni.